tere, kallis naine. Mina olen Karin Kai. Tahan sind kutsuda selle videoga ühele laupäevasele sündmusele, kus sa saad kohtuda iseenda ehedusega. See sündmus toimub Tartus ettevõtluskeskuses, teadlik ettevõtluskeskus, Suurkaar 53. Ja see algab juba päris hommikul kell 10:30, et alustada seda laupäevast päeva mõnusate nootidega. Ja selle päeva jooksul on palju erinevaid töötubasid. Seal on ka avalik ehedusest podcasti salvestus. Mina teen sellel sündmusel ühe meditatiivse rännaku koos Birgitiga, et jõuda samm-sammult lähemale iseenda ehedusele. Ja õhtul on tantsu, laulmist, seal on head toitu, seal on basaar, kus saab endale soetada riideid. Ja seal on veel kõik muud head ja paremat, mida ma ei oskagi sulle hetkel siia ruumi tuua. Ja see sündmus on loodud siis ehedustest podcasti poolt ehk Einike Aedma poolt, kes seda ehedusest podcasti toimetab. Ja mis ma veel siia saan öelda sulle? Saan sulle öelda seda, et mis siis, kui sa valid selle päeva iseendale, selle ruumi iseendale, et astuda kõrvale igapäevatoimetustest, näha iseennast, näha seda, mida sina soovid, tunda ennast, näha ennast erinevates ruumides, riietes. Mõtle, kui sa lähed sinna basaarile ja sa saad proovida erinevaid riideid ja valida endale sealt midagi, näiteks mis kõnetab ja saad selle osta. Sest tegemist on suuresti teise ringi kaubaga, need on sellised naiselikud riided ja ehted. Võib-olla on veel seal midagi põnevat, eks see selgub laupäeval. Ja minul on laupäeval sünnipäev ja ma tegelikult valisingi oma sünnipäeva kingituseks selle, et ma veedan selle päeva naistega ja tähistan iseennast ja tähistan seda iseenda ehedust, sest terve elu on möödunud tihti nii minul kui väga paljudel naistel sellisena, kus me astume nagu iseendast mööda ja valime midagi muud enda asemel või kedagi muud enda asemel. Ja ühel hetkel me ei tunnegi enam ennast, et me ei tea, kes me oleme. Me ei tea, mida me tahame, me ei tea, kuhu me kuulume. Ja tihti me ei tea, kuidas me välja näha tahame. Ja tead, üks tohutu suur võti veel lisaks muidugi toetavale elustiilile on ka see, et kui sa oled järjest rohkem ühenduses iseendaga, siin iseenda keskmes, siis sa muutud nooremaks. See on nagu selline imeline võti, mida väga paljud naised märkavad siis, kui nad on teinud ära mingisuguseid transformatsiooniprotsesse või isegi siis, kui nad on vabastanud mingisuguseid raskeid emotsioone endast, siis nad avastavad, et nende silmad säravad, nende nahk on siledam, nende nahk on nooruslikum. Mis siis, kui sa selle päeva lõpuks avastad, et sa oled hoopis teine inimene, sa oled palju vabam, sul on nii mõnus olla. Ja sa koged seda teiste naiste ruumi, kus teine naine hoiab sind, mitte ei ole selline kuri nõid
et hea näide, ma näen nagu sellist küüntega kratsimist, et naised kaklevad omavahel küünte abil, on ju. Vaid on toetav, armastav ruum. Ja kui see ruum ja need töötoad või mis iganes seal toimub, toob sinus üles mingisuguseid sisemisi protsesse, siis on tohutu suur kingitus sulle ja ruumi loojale, kui sa lubad nendel protsessidel nähtavaks tulla ja lubad olla toetatud ja hoitud, et sa koged selle kõik läbi seal. Ja isegi kui sul ühtegi protsessi ei tule üles, siis see on jumala okei, ei peagi tulema. Lihtsalt on oluline see, et sa täiega valid ennast ja sa valid seda kogemust ja sa valid seda heaolu, mis siis, kui see ongi see sinu järjekordne võimalus laadida ennast sellise puhta energeetikaga. Nii et kutsun sind laupäeval 28. septembril, minu sünnipäeval, ehedusest podcasti sündmusele, kus toimub ka avalik podcasti salvestus. Kohtumine iseenda ehedusega. Näeme seal. Tšau!